3 minutit lisaks. Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid. Nüüd samal ajal, kui kogu tähelepanu on olnud konkurentsiseadusele, on täiesti tähelepanuta jäänud see, et meil on eelnõu, millega valitsus on otsustanud anda õiguse rahapesu andmebüroole luua superandmebaas. Ja ma kasutangi sõna superandmebaas, nagu meil on superministeerium, sest põhimõtteliselt luuakse selline baas, mida hakkab töötlema tehisaru, mis koondab kõikide eraisikute, juriidiliste isikute andmeid ja mida siis hakatakse kasutama muu hulgas ka profileerimiseks. Ehk siis põhimõtteliselt iga isiku kohta tehakse profiil, ehk siis mida ta teeb, kes on tema sugulased, kus ta töötab, mis ettevõtetega ta on seotud, mida ta poest ostab. Ja nüüd, kui on tegelikult meie e-riiki ehitatud, siis üldiselt on olnud selline e-riigi keskne seisukoht selles, et me ei koosta selliseid andmebaase, kus siis andmed tulevad kõik kokku, ehk siis nii nimetatud neid tsentraliseeritud andmebaase. See on olnud alati selline keskne seisukoht. Ja nüüd tundub, et see põhimõte on ununenud. Kuidagi viimasel ajal on järjest aina rohkem tulemas selliseid arutelusid ja eelnõusid, et ikkagi võiks inimesi rohkem jälgida, rohkem kontrollida, andmeid koguda, aga see on ju teie turvalisuseks. Ja täpselt samamoodi siin eelnõu nimetuseks on uhkelt pandud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Ja muidugi väga mugav on selle taha peita sellise andmebaasi loomine. Ja kui keegi on, eks ole, vastu, ütleb, et me võib-olla ikkagi ei peaks liikuma selliste superandmebaaside loomise poole, siis on väga mugav ka kasutada kohe argumendina, aga kas te siis tõesti olete rahapesu ja terrorismi tõkestamise vastu? Ma usun, siin saalis ei ole mitte ühtegi saadikut, kes oleks selle vastu. Küll aga on tõesti täna siin saadikud, kes on tõstatanud need küsimusi vastu sellele, et hakatakse niimoodi inimeste andmeid koguma ja nende alusel iga inimese kohta profiili koostama. Ja siis see täpselt sama jutt kõlas nagu ka see kaamerate puhul. Aga kui sa oled aus inimene, siis sul pole ju midagi karta. Ma väga vabandan, aga selline argumenteerimine ei ole kohane. Ja praegu käibki ka selline arutelu, et teate, tehnoloogia areneb, tehisaru areneb, me saame ka Euroopa Liidult mingit rahastust, et see on see põhjus, miks me peame kohe seda ära kasutama, et siis andmete töötlemine oleks, ma tsiteerin, lihtsam ja kiirem. Aga kas peaks olema andmete töötlemine lihtsam ja kiirem? Mis ajast on sellest saanud nagu selline uus asi, mille poole püüelda. Ja vaatame, et see on siis andmebaas, mis luuakse. Sinna koondatakse andmed 11 ametlikust registrist. Rahapesu andmebüroo, et see andmeladu, sinna siis liidestatakse rahvastikuregistri, äriregistri, tegeliku kasusaajate andmekogu, kinnistusraamatu, liiklusregistri, Eesti väärtpaberite keskregistri, majandustegevuse registri, maksukohuslase registri, töötamise registri, karistusregistri ja e-toimikusüsteemiga. 11 registrist pannakse kokku. Ehk siis see andmebaas puudutab kõiki inimesi, kelle andmed on ühel või teisel kujul kantud riiklikesse registritesse või infokanalitesse. Ja eraldi eelnõust ma toon välja näiteks, mis andmeid kogutakse füüsilise isiku puhul. Sünniaeg, surmaaeg, sünnikoht, rahvus, elukoht, hooldusõiguse, eestkoste või teovõime piiramise andmed, sugulus- või hõimlussuhete andmed, registreeritud elukaaslase andmed, isikut tõendavad dokumendi andmed, hariduse ja töötamise andmed, kahtlustuse või süüdistuse andmed, kontode andmed, karistuse andmed, siis veel eraldi kinnistute, sõidukite, väikelaevade andmed, väärtpaberite andmed, siis veel on ka eraldi, kui on ka juriidilise isikuga seotud vara, siis on äriregistri juriidilise isiku detailotsingu seotud isikuandmed, tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni andmed, käibe- ja tollideklaratsiooni andmed. Ja siis kogudes kõik need andmed kokku, andmeid töödeldakse, tehakse profiil sellest ja nii-öelda igale profiilile tuleb pseudonüüm.
Ja nüüd öeldakse, et kuna meil on see pseudonüüm, et sellega me tagame ka anonüümsuse. Pseudonüüm ei taga anonüümsust. Ja probleem on nüüd ka selles, et hakatakse kasutama tehisaru, hakatakse kasutama tehisintellekti, mis siis koondab kõiki need andmeid, hakkab neid profiile looma, aga ei ole kirjas, et mille alusel ta siis hakkab otsuseid tegema, kas siis mõni isik on nii-öelda kahtlane või ei ole. Põhimõtteliselt, kui mina loen täna seda eelnõu, et saab ligi pääseda andmetele ükskõik millal, sest et ei ole kirjas, et peab olema nagu otseselt seotud rahapesuga, põhimõtteliselt isegi mitte kaudselt. Et piisab sellest, on kirjas, et profiil on selline, et teoreetiliselt tõenäoline on mingi seotus võib-olla kunagi tulevikus. Ehk siis ongi selline lause kirjas, isiku võimalik seotuse tõenäosus. Ehk siis tegelikult vajadusel võib vaadata ükskõik mis inimese profiili, et see seaduse sõnastus on spetsiaalselt loodud sellisena, et see on piisavalt lai ja annab tegelikult selleks õiguse. Et ma ütlengi, et ei teki absoluutselt mitte mingit probleemi pool kogemata tuletada siis pseudonüümsetest andmetes tegelik isik. Et kui see vajadus on, see eelnõu seda, et see seadus seda ei takista. Ja üks asi, mis on nagu jäänud tähelepanuta, et selline profiili analüüs ja andmekaevandamine kvalifitseerivad kõrge riskiga tehisaru kasutuseks ja sellele kehtivad ka väga ranged nõuded. Aga eelnõus näiteks seda üldse ei käsitleta, seda analüüsi pole. Ja teine asi, et mida ma küsisin ka ettekandja käest, et kuidas siis tagatakse sõltumatus. Et see jutt, et andmete kasutamiseks siis peab luba andma 2 sõltumatut isikut, aga need 2 sõltumatut isikut on ise need, kes töötavad rahapesu andmebüroos. No, et mina ei saa aru, kuidas see siis sõltumatus tagatakse, et miks mitte näiteks üleüldse õigussüsteemi osad või kohtusüsteemi inimesed, kes võiksid seda järelevalvet teostada ja tagada see sõltumatus. Et sama küsimus, et kuhu siis jäävad kõik need logid, et kõik ametnikud, kes saavad ligi, et kes teostab seda sõltumatut kontrolli. Midagi seda pole. Et kahjuks antud eelnõu piirab oluliselt inimeste õigusi. Ja kui sellest oli vähe, riive suurust võimendab ka tõsiasi, et rahapesu andmebüroo saab neid andmeid hoida ja säilitada 15 aastat pärast isegi vastava toimiku sulgemist. 15 aastat hoitakse andmeid. Ja rääkimata sellest, et ega ei saanud vastus, kui palju maksumaksja raha läheb ka kogu selle andmebaasi ülevalpidamiseks. Et tahaks ka seda teada. Ja mõtleks, et sellise tsentraliseeritud andmete kogum on ka julgeolekuoht. Kujutage ette, et kui mõni vaenulik riik saab selle enda käsutusse. Ja seetõttu Keskerakonna fraktsiooni poolt teen ettepaneku antud eelnõu katkestada. Aitäh!